Et kõigepealt meil on siis Urmo Kübar siin, kes on Eesti Mittetulundusühingute Sihtasutuste Liidu juhataja. Nii, siis järgmiseks meil on siin Mihkel Solvak, sotsiaalteadur Tartu Ülikoolis ja muidugi meil on siin ka Rait Paluste, kes on siis Riigikogus põhiseaduse komisjoni esimees. Nüüd ma räägin teile natuke debati reeglitest ja sellest, kuidas see nii-öelda sotsiaalsel viisil siis saaks ja tsiviliseeritud viisil saaks toimuda. Siis ma räägin teile sellest, et kuidas täpselt need teemablokid meil siis ideaalis võiksid jagatud olla. Nii, kõigepealt reeglitest, et meil ei muutuks midagi väga kaootiliseks, siis ma palun osalejatel see hetk, kui nad soovivad sõna, tõsta üles oma pastakas. Ja teil on pastakas. Nii, väga hea. Ja ma arvan, see ongi peamine reegel. Siis peaksime kõik päris ilusti sujuma. Üldiselt me tahaksime siis, et see diskussioon toimuks 4 teemablokis. Kõigepealt üldiselt, mis see tasa on, selle tutvustamisest ja peamistest seisukohtadest siis debateerijatel. Teiseks räägiksime täpsemalt selle rahastamisest ja kõigest, mis selle ümber käinud on. Kolmandaks sellest teemast, et kuidas see mõte üldse alguse sai ja kuidas see siis tegelikult üldse niimoodi Riigikokku jõudnud on. Ja neljandaks sellest üldiselt kodanike ühenduste ja kasade suhtest ja ka sellest, et kas see on see nimi, mis peaks sellel sihtasutusel olema. Nii, lähme siis esimese ploki juurde, kui meie osalejad on valmis. Et kõigepealt Rait Paluste, paluksimegi teil siis lühidalt tutvustada, mis see tasa on ja millest see seisneb ja mis on need tema eesmärgid ülesanded. Tere õhtust kõigile. Kõigepealt lubage enda poolt ka väljendada head meelt, et te tunnete teema vastu huvi. Sellest on nüüd meedias üksjagu juttu juba olnud. Seetõttu ma arvan, et ma ei peaks võib-olla päris kõike uuesti ja algusest peale rääkima. Kuid siiski võib-olla, et me oleksime ühesugusel arusaamisel, siis see lühem tasa tähendab siis praeguse seisuga demokraatia arendamise sihtasutusi, mis on mõeldud siis poliitilise ilmavaate läbitöötamiseks, arendamiseks ja edendamiseks riigi sees ja meie lähinaabruskonnas nendes riikides, kus siis demokraatiaga asjad veel nii arenenud ei ole, kui meil tänase seisuga. Tasad on mõeldud praeguse seisuga luua iga parlamendis esindatud erakonna juurde. Kui meil praegu on Riigikogus 4 erakonda, siis igal erakonnal peaks olema siis edaspidiselt üks sihtasutus, kes siis taotleb neid eesmärke, mida ma eelmal nimetasin. Nad on mõeldud iseseisva eraldi rahastamisega riigieelarvest. Nende autonoomia oleks tagatud nende omaette põhikirjaga ja nad oleksid siis idee kohaselt eraldatud erakondade igapäevategevusest ja just selleks, et siis arendada ja edendada seda ilmavaadet. Siis konkreetsel juhul me räägime siis kas siis rahvuskonservatiivsest ilmavaatest, tänases kontekstis on see IRL, teine on siis liberaaldemokraatlik ilmavaade, seda esindab siis Reformierakond, kolmas oleks siis sotsiaaldemokraatlik ilmavaade ja Keskerakond, kelle ilmavaadet ei oska mina kirjeldada. Aga see on nende probleem. Okei, aitäh teile selle eest. Järgmiseks ma siis jõuks härra Urmo Kübar, et kuidas siis suhtub Eesti Mittetulundusühingute Sihtasutuste Liit sellesse ideesse?
Tere õhtust! MSL-i poolt oleme teinud ka pöördumise põhiseaduskomisjonile ja seda on omalt poolt siis veel kas siis samal kujul või omalt poolt veidi täiendatuna saatnud põhiseaduskomisjonile veel vist tänase seisuga üle 50 vabaühenduse. Ja me ei ole vastu sellele ideele kaugeltki mitte, et demokraatia nagu on asi, mille arendamine ja selleks selliste paremate tingimuste loomine ongi väga vajalik. Sellega tegelevad ka vabaühendused, vähemalt väga paljud neist. Ja see, et erakonnad oma maailmavaadet levitaksid, selgitaksid, analüüsiksid poliitikaid, motiivib rohkem teist, see ongi meie meelest erakondade peamine ülesanne. Et selle tõttu on veidi arusaamatu see, et või tundub veel ebaselge see põhjus, miks on vaja niisuguseid eraldi sihtasutusi, aga nendest meie ettepanekutest siis on esimene kindlasti see, et me ei pea põhjendatuks seda, et selleks oleks veel vaja täiendavat raha juurde eraldada riigieelarvest, arvestades, et erakonnad juba nagunii saavad märkimisväärselt summasid maksumaksja rahast, mida meie meelest, mille puhul ei ole mingeid takistusi, et erakonnad võiksid seda kasutada oma maailmavaate levitamiseks ja oma poliitikate analüüsimiseks. Ja teine ettepanek oli siis tõesti seotud selle nimega, mis on siis täna 4. plokis käsitlusel, et meie meelest demokraatia ei piirdu ainult parteipoliitika ja poliitiliste ideoloogiate levitamisega, vaid on palju laiem mõiste niimoodi, et sellepärast ka mina ei tahaks väga kasutada seda tasa sõna, vaid rääkida siin pigem siis näiteks parteide arendamise sihtasutustest. Mihkel Solak, kuidas teie suhtute sellistesse tasade vajalikkusesse? Ka üldiselt skeptiliselt, et kui ma vaatasin seda seaduseelnõu ja selle seletuskirja või selle seaduseelnõu muutmise eelnõu, siis mulle seal nii-öelda mingisugused spetsiifilised ülesanded, mille täitmiseks peaks justkui mingisugune eraldi institutsioon loodama või mingi sihtasutused loodama, ausalt öeldes silma ei jäänud, sest üks asi jah, mida siin mainiti, et selle kodanikuühiskonna ehitamisega ja mingisuguse aktiivse kodanikkonna harimisega ja nende õiguste teadvustamisega, et sellega iseenesest juba tegelevad päris mitmed kodanikuühendused mingisugused projektipõhise baasil sisuliselt praegu. Mingisuguse maailmavaate tutvustamisega, sellega juba erakonna seadus ise selle sama, mis ka siis neid taasiselt hakkab reguleerima, kui see lõpuks vastu võetakse, ütleb, et erakonnad juba tegelevad siis mingisugustega poliitilist huvide mingi väljendamisega, mis sisuliselt on sama asi ja need muud funktsioonid, mis seal juurusel on jah, üks on siis mingisugune demokraatia arendamine, mis jääb natukene ebamääraseks, aga siis, mis seal välja tuuakse näiteks, siis on need erakonna ajaloo näiteks siis tutvustamine ja ma ei tea, siis täpselt siis mingisugune süstematiseerimine või uurimine või midagi siukest, et miks selle jaoks on eraldi sihtasutust ja miks sellega sisuliselt siis praegu justkui ei tegele need erakonnad jääb mulle ka natukene arusaamatuks, et ma ausalt öeldes niisugust unikaalset funktsiooni, mida mingisugused praegu eksisteerivad, kas siis MTÜ-d või siis erakonnad täita ei suudaks, ausalt öeldes sealt välja ei lugenud. Härra Marust, kas soovite vastata sellele? Jah. Kõigepealt need sihtasutused, mis arendavad ja kujundavad teatud ideoloogiat, doktriini, need ei ole ju erakondlikus demokraatias mingisugused erandlikud nähtused. Te võib-olla olete kuulnud Konrad Adenaueri Stiftungist ja Friedrich Naumanni Stiftungist ja kuni siis Rosa Luxemburgi Stiftungini välja näiteks. Samasugused sihtasutused on olemas ka Ameerika Ühendriikides ja mõneski teises riigis. Ja loodud nad ongi nendel samadel eesmärkidel, et erakondade ilmavaade oleks süsteemselt läbimõeldud, kirjeldatud ja tutvustatud. Miks seda erakonnad ise ei saa teha või ei tee piisaval määral? Lugu selles, et igapäevane praktiline elu ja selle korraldamine parlamendi tasemel paratamatult kisub erakondi niivõrd kaasa, et sellisele süsteemsele tööle oma ilmavaate tutvustamisel ja elanikkonnale selgistab ja ka siis teistesse riikidesse ja oma koostööpartneritele
või ka siis uutele arenevatele demokraatiale tutvustamiseks lihtsalt ei aega. Ja see on laias joones see põhjus, miks erakondadel oleks vaja oma eraldiseisvat sellist doktriini väljaarendamise, tutvustamise institutsiooni, et asi muutuks inimeste keskselt ja probleemi keskselt rohkem ideoloogia, doktriini ja maailmavaate keskseks. Et inimestel oleks algusest peale selge, millega tegelevad rahvuskonservatiivid, millega tegelevad sotsiaaldemokraadid ja nii edasi. Et see ei oleks inimeste ja sündmuste ja mingile tiilide keskne. Seda põhjendust kuuldes mulle tuleb meelde psühhiaater Erik Pernil on tuntud raamat Games People Play, kus ta siis kirjeldab selliseid erinevaid nagu argisituatsioone ja seal on üks mäng, mille nimi siis eesti keeles võiks kõlada umbes nagu, et näed siis, mis sa nüüd tegid või näed, mis nüüd sinu pärast juhtus. Et mäng hästi argieluline, ma olen kindel, et kõik oleme ühes või teises situatsioonis sellega kokku puutunud, et lühidalt see käib sel moel, et kui siis ühel inimesel on näiteks halb tuju, ta teeb midagi sellist väga igapäevast, ütleme, et õhtul kodus teeb süüa, koorib kartuleid ja siis tuleb kas tema laps või elukaaslane või keegi küsib ka midagi täiesti argist, näiteks, et ma ei tea, kus mu kindad on, et oled sa näinud või sellist. Ja võt see kartulikoorija siis näed kuidagi, kas lõikab endale näppu näiteks selle peale või niimoodi ja ütleb siis, et näed, mis sa tegid, et sinu pärast juhtus, et pead sa mind alati segama. Et tegelikult see põhjus, eks ole, miks ta endale näppu lõikas, oli see, et ta oli väsinud või pinges ja tegi siis hoolimatu liigutuse, aga et ta nagu kiiresti projitseerib selle süü nagu teisele, et justkui tema oma selle tavalise küsimusega oleks põhjustanud selle näpulõikamise. Mulle siin tundub, et erakondade puhul on hetkel siin nagu natukene samamoodi käimas, et justkui see takistus siis oma maailmavaate levitamisele on järsku nagu justkui see, et maksumaksjad veel ei anna selleks piisavalt raha, et sellest 5,4 miljonist meil ei jätku, me peame selle kulutama sellele, et oleme siis kaasakistud neisse igapäevastesse asjadesse, mis praktikas, kui erakondade aruandeid vaadata, kuhu see raha peamiselt läheb, on eks ole siis valimiskampaaniate läbiviimine, mis on väga mahukad, mille tõttu väga paljudel erakondadel on võlad, mida nad maksavad kuni järgmiste valimisteni. Et see ei ole minu meelest ikkagi nagu paratamatus, mis tuleb ega mitte maksumaksjate süü, et nad on selleks liiga vähe raha andnud, vaid erakondade reaalne valik, milleks nad oma raha kasutavad. Ja siin ma siis olen nõus sellega, et selline maailmavaate analüüsimisele ja levitamisele on tõesti erakonnad liiga vähe aega ja raha pühendanud, aga samas on nad seda raha ja aega liiga palju pühendanud teiste asjade jaoks ja see on nende valik. Jah, ma mingil määral nõustuksin sellega, mis siin just öeldi, et iseenesest see maailmavaateline eristumine, see peaks ju tegelikult kujundama kogu nende erakondade tegevust ja see peaks tulema välja programmilistest dokumentidest, nende käitumisest ja mis iganes programmilistest kõnedest ja arvamuslugudest meedias või midagi sihukest, mida siis need erakonna esindajad ise siis ka välja peaksid tooma seega. Luua siia juurde nüüd mingisugune eraldi struktuur, mis justkui peaks siis nii-öelda neid silte ütlema, et võt näete see, mis nüüd siin tehti, et see on nüüd siis mingisugune liberaaldemokraatlik maailmavaade. See erakond siin, see tegeleb siis mingisuguse rahvuskonservatiivne poliitikaga. Et see on iseenesest lihtsalt ütlemine, et näete, et meie oleme sellised järelikult, me siis eristume nendes valdkonnas, mis iseenesest ei pruugi mitte kuidagi olla seotud sellega, mida siis reaalselt tehakse, mida mingisugustes koalitsioonilepetesse kirjutatakse või kellega koalitsiooni minnakse midagi sihukest. Ehk siis ainuüksi lihtsalt ütlemine, et vot sellised on need ideoloogiad ja vot näete siin see erakond vastab sellele. See iseenesest ei ole kuidagi piisav, et see peaks palju kasvama kuidagi loomulikult sellest erakondade vahelisest konkurentsist ja nende mingi põhipoliitika seisukohtadest. Ma arvan, et pigem siis selleks, et siis rõhutada seda valijatele või näidata, et need erakonnad tõepoolest maailmavaateliselt väga selgelt nendes aspektides eristuvad, et see on puhtalt erakondade enda teha ja see eristamine ei saa lihtsalt jääda mingisuguseks retooriliseks, mingisugused abstraktsete ideoloogiate kui selliste tutvustamiseks, sest sellisel kujul, kui see tegevus ei pruugi niivõrd selgelt vastata sellele, siis mingisuguse valija jaoks ei tee see kindlasti tema valikut lihtsamaks või ei tee tema valikut teadlikumaks ainult siis lihtsalt mingisuguste
ideoloogiate siltide kleepimisega. Okei, hea küll. Aga kui me tuleme tagasi veel selle juurde, et näiteks tuuakse meile USA ja Saksamaa, kus sarnased asutused või organisatsioonid olemas on, et kuidas teie, härra Solvak, suhtute sellesse, et kas Eestit ja näiteks Saksamaad, USA saab võrrelda selles osas? No kindlasti mitte. Et jah, seda Saksamaa näide on siin väga palju nendes debattides läbi jooksnud. Justiitsministeeriumis analüüs, mis tehti nende võimalike sihukeste variantide kohta, rõhutas väga palju just neid Saksa erakondlikke siis fonde sisuliselt. Aga rõhutus ka samas, et see on üks väga unikaalne nähtus ja no, Saksamaal nad toimivad jah, tõepoolest hästi, no, nad on suhteliselt palju pildil, aga kui me tahame seda Saksa näidet siis rohkem tuua ja rääkida siis mingisugustest institutsioonidest, mis võib-olla tegelevad siis laiemalt ütleme siis kodanikkonna harimisega näiteks, mitte ainult siis selle maailmavaate tutvustamisega, sest noh, need fondid on ilmselgelt seotud siis on ju mingisuguste erakondadega ja kui te loete neid analüüse või neid poliitikaanalüüse, mida nad siis pakuvad, siis noh, siis tuleb seda alati on ju meeles pidada, no, väga selge mingisugune ideoloogiline suund, mis ei tähenda, et see on vale, see on üks maailmavaade ja see on, palun väga, inimesed võivad seda järgida, aga see ei ole sellisel kujul mingisugune alus, mille alusel me siis võiksime kõik poliitikaid sõnastada, sest see on ikkagi väga selgelt mingisuguse maailmavaate esindaja. Samas Saksamaal on üks väga hea institutsioon või noh, jah, tegelikult on ta põhimõtteliselt ka mingisugune määral siis MTÜ-de otseselt ei ole, ta on riigilt rahastatud nagu Bundeszentrale für politische Bildung, mis on üks mitte parteidega seotud, vaid tegelikult on riigilt rahastatud täielikult ja tema loodi seal peale teist maailmasõda siis just selle eesmärgiga, et siis mingisuguse selle natsidiktatuuri kogemuse sakslastele õpetada sisuliselt, mis asi on demokraatia. Kui me võrdleme neid tänapäeval, mida see Bundeszentrale teeb seal Saksamaal, võrreldes siis nende konkreetsete fondidega, mis nende erakondade juures on, siis üks tõepoolest reaalselt on objektiivne, ta väga palju organiseerib üritusi, valmistab ette mingisugust tutvustavaid õppematerjali ja nii edasi ja teatakse, et ta ei ole seotud mingist poliitiliste jõududega, järelikult tegelikult on võib nii-öelda seda infot ütleks otseselt rohkem usaldada, aga me teame, et ta ei ole kallutatud. Okay. Versus siis need erakondade fondid. Ära marastab teile. Jah, kui te oskate nimetada ühte arenenud stabiilset demokraatiat Euroopas näiteks või mujal läänemaailmas, mis ei oleks erakondlik, siis ma oleksin väga tänulik teile. Paraku ilmselt ei suuda nimetada väljakujunenud arenenud stabiilset demokraatiat, mis ei põhineks väljakujunenud selgel ilmavaatel rajanevale erakondlikule struktuurile. Nii on see kõikides demokraatlikes riikides. Järelikult on see tee, mis tsiviliseeritud rahvad on leidnud, kuidas kõige paremini funktsioneerida ja koos olla. Nüüd vaatame, milline on olukord Eestis. Eestis on peale 20 aastat kujunenud välja enam-vähem võrreldav demokraatlik struktuur erakondade perspektiivis. Meil on olemas need 3 põhivoolu, rahvuskonservatiivne, liberaaldemokraatlik, sotsiaaldemokraatlik ja siis midagi muud, mida on igas riigis olemas. Nüüd meil on see enam-vähem fikseerunud. Kui me vaatame, et kui seda ei oleks, mis meil siis oleks? Nii nagu Lätis, igaks valimiseks on uued parteid, uued formeeringud. Mis nende põhi on, mis asju nad ajavad, teavad lätlased ise ainult, kui sedagi teavad. Mida väljapoolt vaadata, mis on mingisuguse nime taga, mis eesmärke nad ajavad, mis poliitikat nad teevad, keegi sellest aru ei saa. Edasi. Nüüd me räägime nendest Saksa fondidest. Saksa fondid on pannud Eestisse üksjagu palju raha. Ma ei hakka numbrit nimetama. Väga paljud Eesti juhtivad politoloogid, ajakirjanikud, arvamusliidrid, riigijuhid erinevates aegades on saanud sellest väga suurt kasu. Nendel on avatud kontaktid, neil on selgitatud, kuidas demokraatia ja riigi valitsemine toimib ja nii edasi. See on väga suur abi olnud ja väga palju inimesed on saanud seda. Nüüd ei saa olla rehepaplikult umbtänav, et raha tuleb kogu aeg sisse, meie aga muudkui kasutame, aga siis, kui tekib mingisugune aeg, et me võiksime ka edasi anda, mida meil on sakslased öelnud ja ka teised inimesed, et tuleks seda teadmist edasi anda.
sakslane ei ole veenev, kui ta läheb Ukrainasse või Moldovasse või Valgevenesse või Gruusiasse seletama, et kuidas me saame sellest Nõukogude pärandist lahti ja saame demokraatlikult üles ehitada. Meie oleksime palju veenvamad selles. Ja see tasade raha ei ole ainult mõeldud selleks, et me siin iseenda sees ilmavaadet tutvustaksime, vaid et see läheks ka meie sarnaste või meist tagapool olevate riikide demokraatia jalule aitamiseks ja kontaktide loomiseks ja nii edasi. See on teine pool sellest asjast. Jah, no esmalt see minu kriitika siin ei olnud suunatud erakonda kui sellist vastu. Ma ei näe siin mingit probleemi, et erakonnad nii-öelda on need põhilised jõud siin meie demokraatia toimimisel. See ma arvan on siin väga raske vastu öelda, seda vaevalt, et keegi soovibki. Küsimus on just selles, et kas need loodavad institutsioonid või need sihtasutused, mitte institutsioonid, kas nad sellisel kujul sisuliselt on lihtsalt vajalikud, sest see näide, mis te tõite, et jah, loomulikult me peaksime nii-öelda midagi tagasi andma, kui Eesti on juba arenenud rikas riik, siis iseenesest jällegi see toimib juba praegu läbi Välisministeeriumi, samamoodi tegelikult jagatakse neid rahasid nendesse Ida-Euroopa riikidesse, kellel läheb natukene kehvemini ja kellega demokraatia kogemus on lühem. Miks peaks seda tegema, või kui meie eesmärk on siis tutvustada seda Eesti kogemust näiteks, miks seda peaks siis tegema näiteks mingisugune Reformierakonna sihtasutus? Ma arvan, et seda võib siis teha Eesti riik sisuliselt läbi selle Välisministeeriumi neid rahasid sinna nendesse riikidesse suunatud ja seda teadmist nii-öelda seal edasi andes. Selle erakonna sildisi kleepimine, ma ei näe siin jällegi otsesest mingisugust vajadust. Loomulikult ka mina ei taha öelda, et on arenenud lääne demokraatiaid, kus erakondi ei oleks. Et samas ei tea ma ka ühtegi lääne arenenud demokraatiat, mis nagu ainult erakondadele tugineks. Et demokraatia ikkagi, nii nagu ma sellest aru saan, tähendab rahva võimu. Ja kui rääkida, et parteid on selle juures A ja O, siis see on ikkagi nägemus demokraatiast, kus rahvas oma võimu teostab tõesti ainult harrastab demokraatiat iga mõne aasta tagant valimistel ja muul ajal on see siis näiteks 101 Riigikogu liikme ülesanne demokraatiat arendada. Et selles mõttes ma ei piiraks ära demokraatiat. Samamoodi teistes riikides sellise Eesti kogemuse levitamisega tõesti tegelevad ka paljud teised, kaasa arvatud ma ise, kutsun